Riigil on kütusevarusid ehk bensiini, diislikütust ja lennukikütust 3 tavapärase kuutarbimise jagu. Vastavalt Maailma Energeetikanõukogu otsusele lasevad kõik liikmesriigid sellest mingi osa vabaks ja Eesti puhul tähendab see osa umbes 10 päeva varude vabaks laskmist. Selle kütusevaru kasutusele võtmise tulemusena kindlasti meie varustuskindlus ja siis kütusega varustatus või tarnekindlus kuidagi ei vähene, et need on kõik tehtud teadlikud valikud ja meie osa seal IEA kogu siis portfellis oli üsna pisikene. Vabaks laskmine ei tähenda, et seda kütust hakataks kuidagi elanikele jagama või tanklates riiklikku kütust müüma. Seda tehakse nii, et hinda see ei muuda, aga tagatakse, et kütust on olemas. Ja see on olukorras, kus tõesti Eestis oleks mingil põhjusel tarned pärsitud. Tänased olukorda meil tegelikult ei ole. Kui Eestis oleks tarned pärsitud, siis need samad turuosalised või need samad laevad või rongid, mis jääksid Eestisse jõudmata, nende asemele tuleb siis pakkumisele Eesti Varude Keskuse mahutites olev kaup. See jõuab kütuse ettevõtjate juurde ja seda pidi tarbijate juurde. Aga hind oleks? Hind on turuhind. Hinnad hüppasid täna ülespoole, olenevalt tanklast 10–15 senti. Opositsioon tahab, et valitsus valmistuks aitama inimesi ja ettevõtteid kõrge hinnaga toime tulla. Sel nädalal kogunenud Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjoni esimees ütleb, mida tema arvates vaja oleks teha. Ma arvan, et praegu on vajalik saada niisugune kriisi olukorras relevantselt teadvustada, et meil on kriis, rahvusvaheline. See mõjutab praeguse seisuga meie inflatsiooni, inimeste ostujõudu ja meie majanduse väljavaateid kehvemas suunas. Ja see tähendab seda, et meil peaks olema tehtud riskistsenaarium ja selle pinnalt ka panema välja niisugused indikaatornäitajad, mille puhul tuleks reageerida. Valitsus on otsustanud mitte tõsta 1. maist kütuseaktsiisi. See oleks tõusu korral teinud hinnad umbes 5 sendi jagu kallimaks. Rohkemat valitsus praegu ei plaani. Ei saa kontrollida üheski riigis lõpuni hindasid. Ja see on erinevate riikide valikute koht, et kuidas üks või teine riik toimetab. Meie otsus oli selline, et me jätame ära selle aktsiisi tõusu ja vaatame, kuidas siis asjad edasi liiguvad. Et loomulikult turuolukord on ju see, mis ka mõjutab otsuseid, aga praegu on see seisukoht selline. Kütusehindade tulevik sõltub sellest, millal ja mis tagajärgedega möödub Iraani sõda. Kui siiamaani eelkõige otsiti lahendus sellele, et kuidas saada naftavood lahepiirkonnast välja ja kui see on lahendus, siis on ka kõik muud mured lahendatud. Täna juba vaadatakse oluliselt tõsisemalt sellele, et millised on ka sõjategevuse mõjud taristule ja millised on kaotused siis naftat tootvate riikide taristus ja kaua nende taastamine aega võtab.